vabadel hommikutel jooksen ma vähemalt 20 või 30 minutit paljajalu hästi-hästi rahulikus tempos metsas. Ja täna ma kohtasin raja lõpus ühte armsat kuju. See oli metskits, armsa musta nööbininaga ja hästi malve ja rahuliku olekuga. Ja muidugi täiesti kohal ja tähelepanuga täielikult minul. Kui on selline kohtumine metsiku looduse esindajaga, siis minu jaoks see on nagu aeg jääb seisma. Selline püha hetk, kus ongi ainult see hetk ja see olend ja mina ja see ümbrus. Need lõhnad ja värvid ja valgused, see tuul ja see soojus. Ja seal me seisime niimoodi. Üsna pika vahemaa peal teineteisest. Vaatasime üksteisele silma. Kumbki ei liigutanud. Need on minu meelest sellised pühad hetked umbes nagu kirikusse astumine. Järsku on selline mingi teine seisund. Järsku oled täielikult kohal ja samas hästi-hästi rahul ja rahulik ja enda keskmes. Ja mõnikord võib see juhtuda mõne inimesega. Kohtud ja iga kord, kui sa kohtud, jääb aeg korraks seisma ja on selline püha ühenduse tunne ja hästi erilise kohtumise tunne. No, ma mäletan seda sellest hetkest, kui laps sündis ja esimene kohtumine temaga. Ja see võib olla ka sõpradega ja võib olla ka partneritega. See on selline hingesugulase side ja minu jaoks see on püha. Ja minu meelest on väga äge, et seda on võimalik kogeda üldse meie elus. Kes siis millal mina olen pidanud selle jaoks küpsema. Ja sellisest kohtumisest tekkis mul see küsimus, et oota, kas hingesugulased ongi siis olemas? Ma olen seda varem tundnud pigem naistega või sõbrannadega. Ja siis mul tuli meelde, et paljud räägivad hingesugulastest ja kaksikleekidest ja mõtlesin huvitav, mis need nagu täpsemalt on. Ja üks sõbranna, kes on sellest rääkinud, saatis mulle ka video, mis on 1,5 tundi inglise keeles. Ja ma mõtlesin, et kui sa tahad natuke aega kokku hoida, siis ma teen sellise väikse kokkuvõtte sellest, mis ma sealt õppisin. Ja selles videos räägib Matt Kahn, kes esindab hästi sellist südame järgi elu ja iseenda aktsepteerimist nagu lõpuni välja kõikide tunnete ja mõtetega ja enese armastama õppimist. Ja tema ütleb, et kui me kohtume inimestega, siis need ei ole juhused. Need on alati hingede kokkulepped või isegi lepingud. No, mina usun ka sellesse juba oma jooga maailmast, et me sünnime põhjusega ja meil on enne sündi juba kokkulepped, kellelt me midagi õppima peame ja isegi kui need õppetunnid on ebamugavad, siis tegelikult suhted on selle jaoks, et meid uutele tasanditele aidata, et me areneksime, et me kasvaksime, et me õpiksime. Ja saaksime lõpuks rohkem iseendaks. Ja Matt Kahn räägib siis seda ka omal moel, et meil on sellised kokkulepped ja neid kokkuleppeid siis täidavad kõige silma nähtavamalt kaksikleegid ja hingesugulased. Ja kui kaksikleegi suhe on selline hästi tuline ja heleda leegiga, ja vajutab päästikutele, nuppudele, käivitab hästi tugevalt protsesse, siis hingesugulase suhe on hästi harmooniline ja igaüks saab omas tempos nagu endasse vaadata ja leida sealt kohti, mida arendada ja täiustada.
ja kaksikleekidega jah, on mõlematega on hästi tugev ühendus ja side. Ja kaksikleekidega või mõlematega võib juhtuda, et suhe ka ükskord lõpeb. Et siis kaksikleekidega on see täis solvumist ja viha ja pettumist ja hästi tugev nagu suure pauguga. Ja hingesugulaste suhe, kui see ühel hetkel peaks lõppema, sellepärast et igaühel oma leping ja oma lepingu kehtivusaeg, siis see on mõistmist täis ja hoolivust ja kui keegi, üks hingesugulastest, kes on siis partnerga, peab edasi liikuma oma elus, siis teine astubki tee pealt eest ära ja jätab oma tunded selles mõttes kõrvale, et armastab teist nii palju, et ja saab aru, et ei ole midagi kinni hoida. Ja kaksikleegi suhtes ongi rohkem seda kinnihoidmist ja klammerdumist ja omaks pidamist. Ja hingesugulaste suhtes on see on pigem nagu sõprus selles mõttes, et sa ei ürita sõbrale kuidagi spetsiaalselt meeldida või ei oota nagu näpp klahvil, et millal ta mulle seal WhatsAppis kirjutab. Et sa lased olla, lased elada ja sinul lastakse olla ja elada. Ja see ei ole selline sõltuvussuhe. Muidugi iga plinni eest seal WhatsAppis või kus iganes oled sa väga tänulik, iga kohtumise eest oled tänulik ja minu meelest need kohtumised ongi täis sellist tänu ja armastust muidugi ja austust, imetlust teineteise suhtes ja seda pühadust. Ja sellepärast ka hingesugulase suhtes ei teki selliseid omamise või solvumise või armukadeduse või mingite ootuste seisundeid või hingesugulase suhe on kõigist nendest mõõtmetest väljaspool nagu hirmust ja ebakindlusest ja sõltuvusest ja omamisest ja klammerdumisest. See on selline puhas ühendus, mida tuntakse, et me kuulume kokku ükskõik mis vormis või mis tihedusega me kohtume. See on nagu sõpradega, kellega 10 aastat on vahele jäänud, keegi on välismaal elanud ja saad uuesti kokku ja see on täpselt sama soe tunne ja ühendus. Ja seda võib olla sõpradega, seda võib olla naabritega, töökaaslastega, lastega, partneritega. Ja selles on hästi palju erilisust. Ja võib-olla sellel hetkel, kui jõuad nagu kõikides nendes oma suhetes hingesugulase ühenduseni, siis Matt Kahn nimetab sellist asja nagu twin flame garage sale või siis nagu kaksikleekide see odavmüük. Ehk siis ühel hetkel on sul nagu ladu tühi ja sul ei ole enam neid kaksikleegi suhteid, mis sind käivitavad, tõmbavad emotsionaalselt käima ja uuristavad selliseid hingehaavu ja sorgivad su haavades. Et ühel hetkel ongi see küpsus nii suur, et ei loo enam selliseid suhteid või sellised suhted ei haagi enam külge. Ja selles kohas on väga-väga mõnus olla. Vaatame, mis märkmeid ma veel olen teinud. Ja ma vaatasingi kõigepealt, et ma üldse ei solvu. No ma ei ole nagu mingi solvuja tüüp, aga ma olen väga-väga tundlik kõikidele oma emotsioonidele ja kõikidele kehaistingutele, et siis ma märkan, kui mingi virvendus on, ehk siis nagu solvumise virvendust ei tekkinud mingites olukordades, kus ma teadsin, et ma võin natuke solvuda. Ja ma saingi aru, et sellised mõõtmed nagu solvumine või süü või häbi või hirm ei eksisteeri.
hingesugulase suhtes. Et seal ongi hästi palju austust ja imetlust ja mõistmist ja hoitust. Ja hästi turvaline on olla täiesti nagu läbipaistev, täiesti aus ja siiras ja nähtaval kõikide oma puuduste ja eelistega ja oma mõtetega ja tunnetega ja kirjutangi siin, et turvatunne ei sõltu sellest, kas WhatsAppis midagi toimub või ei toimu, et see ühendus WhatsAppis ei mängi erilist rolli. Muidugi on hea meel alati suhelda, aga ei ole sellist mänge ja meeldida püüdmist või üldse mitte millegi püüdmist, et ongi lihtsalt puhas olemine ja elamine. Nagu sõpradega ja polegi siis saladusi, et see on selline nagu alasti olemine, lihtsalt häbita ja süüta ja hirmudeta. Ja midagi ei ole vaja tagasi hoida. Ja hästi lihtne on suhelda, sellepärast et kogu aeg on taustal selline hästi suur hoitus ja armastus ja austus ja imetlus. Ja kus ma ütlesin, et hingesugulase suhtes on harmoonia. Et see on ka see koht, mis on hästi turvaline kasvukeskkond iseendale, et see ei ole läbi nende päästikute ja enese käima tõmbamise ja igasuguste tugevate tunnete ja haiget saamiste, vaid pigem oma taipamised saavad tulla sellest kohast, et mida ma tahaksin veel paremini teha või kuidas ma saaksin veel parem inimene olla ja mitte ainult selle inimesega suheldes, vaid siis see tuleb nagu kõikidesse su suhetesse ja kõikidesse olukordadesse ja iseendasse ka või iseendaga suhtesse ka. Ja iseendaga suhtest see Matt Kahni võlusõna ongi, et ma armastan ennast. Ma märkasin seda, ma mäletan mõned aastad tagasi, kõndisin vanalinnas, ma olin just saanud nagu torke oma hinge ühelt oma kaksikleegi suhtelt. Ja ma teadsin, et see läheb kohe üle, ma lihtsalt jälle, nagu ma ütlesin, ma olen hästi tundlik ja korra märkasin, mingi verivendus. Aga ma panin käe endale südame keskusele ja kuidagi iseenesest kõndisin Karja tänaval ja mõtlesin, või mul tuli nagu selline sõnum või teadmine, et see on võimalus iseennast rohkem armastada. Ja sellest ajast peale, kui mingi selline olukord on, kus ma tunnen sellist torget hinges, egos, ma ei tea kus kohas, aga endas mingit virvendust siin, siis ma ütlen endale, et ma armastan sind. Ja ma arutasin seda hiljuti ühe sõbrannaga ka, kes oli lugenud ja täiesti vaimustuses sellist raamatust nagu, kui ma nüüd eesti keelde tõlgin selle pealkirja ja ma ei tea, kui täpne see on, armasta ennast nagu sellest sõltuks su elu. Sest ta sõltubki. Siis ma küsisin, mida ta siis endale ütleb ja ta ütleb, et I love myself, ehk siis ma armastan ennast. Ja ma ütlesin, ma proovisin sedasi, aga minul see nii hästi ei tööta ja sõbranna oli nõus, et et see on nagu statement või selline, kui sa kellelegi teisele ütled, mina armastan ennast. Siis tegelikult kõige paremini töötab ikkagi, et ma armastan sind ja seda siis endale. Ja kui sobib, siis ma ütlen seda kõva häälega, kui on selline olukord, et ei sobi, siis ma ütlen seda mõttes ja kui sobib, siis mul on käsi südamel ja kui ei sobi selles olukorras, siis ei ole. Ehk siis ma teen seda nähtamatult. Ja sellest saigi minu mantra sellisteks olukordadeks, kui ma tunnen ebakindlust või mida iganes, mis iganes suhetes või olukordades. Ja siis juba aastaid ja siis kuulsin, et ka Matt Kahn räägib sellest just. Ja see ongi see ravi selles mõttes. Et siis ei pea
siis ei oota teiselt väga midagi ja siis ei pea tegema mingisuguseid selliseid käitumisi, mis automaatselt tahavad tulla. Siis saabki rahulikult ennast armastada ja oma keskmesse jääda ja rahusse jääda. Ja vaatan veel. Ja kui sa armastad ennast, siis kaovad ära sellised asjad nagu näiteks ma kohtusin ühel hiljutisel peol, kus oli erinevaid inimesi, keda ma ei tundnud, ühe naisega, kellel oli imeilus särav naeratus. Selline naeratus, mis seal hämaras ruumis nagu säras. Ja ma ütlesin talle seda, sest mulle meeldib teistele komplimente öelda, mitte siis komplimenti pärast, aga komplimendi pärast, vaid kui kass, tere sulle, märjad käpad, kuidas see juhtus sellise ilmaga, kass mudane ja märg kass sellise ilmaga, kui väljas on mingi 25 kraadi sooja ja päike paistab ja keegi oli peenraid kastnud, ma mõistan. Aga see naine oma särava naeratusega ja minu kompliment talle, et sul on imekena särav naeratus, sest seda ei tohi ka tagasi hoida, kui sa kellelgi näed ilusat kleiti või mudased sääred nüüd, ilusat kleiti või ilusat naeratust või kellegi väga head hoolivat käitumist märkad. Igal juhul ma ütlesin talle seda ja ta ütles, siis ma lähen eemale ja ma ei naerata enam täna üldse. Ma tundsin selle ära, ilmselt tundsin enda ära selles natuke. Selle, et ei julge särada. Aga see on ilma asjata, on ju. Sest kui sa ennast armastama õpid, siis ei juhtu kunagi seda, et sa ei julge naeratada või ei julge komplimenti vastu võtta. Eriti kui see on nii ilmselge. Ükskõik, see on alati ilmselge. Teised märkavad sinust seda, mis ongi ilmselge. Aga siis on lihtsam komplimente vastu võtta ja ka neid õnnistusi oma ellu, mis on need sellised väga-väga erilised inimsuhted, töösuhted, lapsesuhted. Ja vahel tuleb tervitusi egolt ka isegi hingesugulase suhtes. Näiteks võib tulla ebakindlust. See on lihtsalt, et mõistus on nii, et hei, ma tahtsin ka midagi öelda vahele. See ei tundu loogiline, et on nii hästi, see ei tundu loogiline, et on nii ilus. Ma olen kuulnud, et pill tuleb pika ilu peale. Et las ta räägib. Mõistus on lihtsalt üks osa meist, ja kuigi ta räägib selle nimel nagu mina, ütleb, et mina ja mulle ei meeldi ja ma kardan ja ma olen ebakindel, siis see ei ole sama, mis see mina, kellele sa ütled, et ma armastan sind või siis see mina, kes sa tervikuna oled. See on ainult üks osa sinust ja ta räägib lihtsalt sinu nimel või minu nimel. Ja selle vastu aitabki ikkagi see sama, ma armastan sind. Ja aitab päeviku pidamine. Ja käisin eile rulluisutamas, kui ma olin ebakindel. Ehk siis aitab liikumine ja selle märkamine, mis on hästi. Kui sa keskendud sellele, siis see nagu paljuneb, see kasvab, see tunne kasvab ja universum märkab, et kui sa sellist tunnet, siis proovime su elu reaalsuse ka sellele vastavaks muuta. Ja mõtlemine segab harjumusest vahele, sest kõik on liiga hea. Seda võib siis vanaks heaks mugavustsooniks nimetada, kuhu mõistus tahab meid tagasi tuua vahetevahel. Aga tegelikult on samamoodi nagu sõbra suhtes.
ongi hästi palju usaldust, teadmist, et ta tuleb tagasi, teadmist, et kõik on hästi, teadmist, et ta hoolib ja hoiab ja teadmist, et igaüks on meie elus mingi teatud perioodi ja ta lähebki edasi või meie läheme edasi ja me ei tea seda ette ja me ei saa mitte kunagi mitte midagi lubada, midagi lõplikku. Ainult see praegune hetk, nagu selle kitsega seal metsas seistes. Seisame, vaatame üksteisele otsa. Ja siis ta otsustab minna. Ja mul oli eriti hea meel teda seal kohata, sellepärast, et ma ei räägi mingisugusest Alutaguse metsast, kus kõik kohad on võib-olla kitsi või karusid või hunte täis, vaid see on siinsamas Tallinna Spirital, see armas nööbi ninaga kits. Selline pühaduse tunne on mul siis ka, kui ma kohtan oma hingesugulast. Selline hästi suur soov seda hetke hoida nii ilusana ja puhtana kui võimalik, nii vähe liigutada või nii vähe seda virvendust tekitada kui võimalik, et lihtsalt kuulata ja ühenduses olla. Jah, selles ruumis, mis on hingesugulaste vahel, on ka pühadust minu jaoks. Ja muidugi on kaksikleegid samamoodi pühad. Lihtsalt see intensiivsus on hoopis teine, umbes nagu see maksimumi peal gaasileek. Ja see põletab kiiresti meid sinna kohta, kuhu me peame jõudma. Kõrvetab ja toob välja ja valgustab neid kohti, mida me peame märkama endas. Ja mul on väga-väga hea meel, et mul on olnud kaksikleeke ka elus ja nemad on andnud mulle enesearengu huvi ja harjumuse ja selle märkamise, mida ma üldse võiksin teisiti teha või kuidas ma võiksin teisiti mõelda või suhtuda või käituda. Ja ära unusta imetleda ennast ja julgeda särada. Siis sa küpsed ka veel rohkemate hingesugulastega kohtumiseni oma elus, oma kõikides eluvaldkondades. Selline tore seisund on see, kui su ümber ongi su hingesugulased kogunenud. Ja ma tunnen, et minu jaoks oli vaja teatud küpsust, et jõuda selleni kõigis oma eluvaldkondades. Ja tulevikku ei tea. See ongi see julgus, selle julguse teine nimi on usaldus. Ja selle eeldus on endaks jäämine, nagu täiesti läbipaistev olemine, ma arvan. Mina olen Merit Raju. Ma olen kirjanik, ema, elustiili disainer või elustiili ettevõtja ka. Ma armastan oma elu ja ma arvan, et minu roll on ise õitseda ja aidata ka teistel õidu puhkeda. Praegu ma olen lõpetamas oma 8. raamatut, millel ei ole veel sellist avalikku või ametlikku pealkirja. Aga see on oma elu kogu aeg uutele tasanditele loomisest ja uutele tasanditele elamisest. Sellest, kuidas kujundada võrratu elu igas eluvaldkonnas. Selles, mida ma olen teinud juba põhimõtteliselt kogu täiskasvanu ea, aga viimased paar aastat eriti teadlikult ja intensiivselt võtnud just sellele aega ja nüüd on see kaante vahele jõudnud. Sai alguse sellest, et ma tegin aasta lõpus ühe webinari, minu vaimustav aasta, ja
ja siis ma tegin vist teise webinari veel, elu upgrade, ja mõlemad kestsid rohkem, kui ma arvasin või lubasin välja. Ja mõlemate puhul ma tundsin, et ma jõudsin alles pealispinda puudutada. Ja see oli 2020. aasta lõpus ja siis ma jaanuari algusest hakkasin ärkama hommikuti hästi varakult ja kirjutama raamatut igal hommikul. Ja nüüd ma olen pool aastat niimoodi kirjutanud, mul on 200 lehekülge valmis ja omavahel öeldes seda on liiga palju, sellepärast et kui see raamatuks trükkida, siis see oleks 400, et ma teen seda sulle jõukohasemaks ja endale ka. Ehk siis ma nüüd nagu lihvin seda teemantit nagu väiksemaks. Et see oleks selline amps, mida jaksab vastu võtta. Ja ma usun, et see aitab sinu elu ka uuele tasemele. Igas vallas, millest sa soovid. Ja just sellisele tasemele, kuhu sina soovid. Mitte kuhu mina soovin või kuhu ühiskond arvab või kuhu kellegi vanemad arvavad, et peaks. Ja ma ei ole veel mõelnud selle peale, aga põhimõtteliselt, kui sa oled huvitatud sellest raamatust ühel hetkel, kui see on nii kaugel, et ma saan seda kaante vahel pakkuda, siis sa võid jätta siia oma meiliaadressi. Ma kirjutan sulle siis, kui see on valmis või valmimas, just enne trükki näiteks. Et ma panen siia lingi, kuhu sa saad jätta oma andmed selle jaoks. Aitäh sulle ja ilusat kõrget ja kerget lendu sulle sinu elus.